alati kõige määr. See pole üldse oluline, sa võid rääkida hoopis katusarjast näiteks lõpuks. Aga sa palga andmisest ja maksmisest ei räägi üldse mitte midagi. Jaa. Et mina olen ka omalt poolt päriselt laivis nüüd, nii et Joel jälle minu poolt, kes just nüüd vaatama hakkas. Tere hommikut ka, jah. Et kevad, päike ja kinnisvaraturg pidi aktiivsem olema. Tulin just tehingust. Pealkirjad on sellised. Kus sa lugesid sellised pealkirju? Oli kuskil Facebookis ja Delfis ja... Ei, sul on see vale feed, sul jookseb see positiivne feed, vaata. Ei, no ma teangi, et natuke nagu imestunult ja natukene lihtsalt nagu... Ei, tegelikult midagi hullu ka ei ole ju, tehingud käib, järelturg siiamaani rokib, seal tehakse, väikeflippajad on turul täna otsimas aktiivselt kortereid, et teenida pappi. Ja uusarendustes on see, et üleküllus on nii, nagu kõik teavad juba, võib-olla kõik ei tea, aga nüüd teate. Ja ikkagist arendajad peavad vaeva nägema, et oma kinnisvara maha müüa selles mõttes, et liiga lusti lillepidu seal pool ei ole, aga see ei tähenda seda, et tehingud ei tehta, et tehakse ikka, aga lihtsalt väga-väga rahulikus tempos. Ja no see kuu aega alati võiks parem olla, ütlevad arendajad täna. No samas ju toodi välja, et eelmise aastaga võrreldes on müükide arv kasvanud, aga eelmine aasta lihtsalt oli enam-vähem nagu 0, et siis nagu on hea öelda, et on kasvanud. See on nagu Eesti majandus on kasvanud 0,6%, tegelikult kasvu pole, et tegelikult me oleme ikkagi... Ametnikud hoidsid kokku natukene pidustuste pealt. Okei, aga lähme käime selle kõige pealmise läbi, et minge vaadake, meil on loopargi.ee on olemas katusekorterid müügis. Veel on olemas 7 korterit. Veel on olemas 7 korterit, 1 3-toaline ja siis on poisu 2-seid ja siis on 3 1-st, aga pigem ma ütleks niimoodi, et seal on 1 kindel 1-ne ja 2 nüüd suuremat 1-st, mis meil seal on, need on niisugused 2-se funktsiooniga, kui teha siuke klaassein vahele, et saab täitsa 2-sena kasutada, et magamistoa nurk on nagu võimalik eraldada natuke ikkagist. Päris mitmeid nagu lahendusi näinud, kus ongi nagu see klaassein täitsa vahele pandud, kellel ta küll kas meeldib alati, aga vähemalt selline võimalus on. No sa võid kirgseina ka ehitada, aga siis sul ei ole akent toas, siis on nagu selles mõttes ebamugav. No teed nagu hotellides aken on. Teed uue akna. Sul on võimalik panna väljapoole 4K kaamera ja siis tuua juhtmega teleka ja teha aknaraam ja panna tuppa, et sa näed nagu õue. Siukseid asju kasutatakse, kui on soklikorruse keldriruumid, kus näiteks inimesed töötavad. Neil oleks tunne, et nad elavad kõrgel. Siis lõpuks on aru, kus sa elad või kus sa oled nagu. Ja siis on tegelikult üks arendus veel põnev, mis on mul Tapal, Pikal tänaval, Pikk 28, minge vaadake. Seal on ehitusloaga projekt 12 korterit, et sellepärast ma seda nii promongi, et seal on niimoodi, et põhimõtteliselt homme võib kopa maasse panna, ehitusluba on väljastatud, et võib tegema hakata ja see on eelmise aasta lõpupoole saadud, nii et see ei ole kuidagi moodi aegunud. Ja tegelikult projekt ise on ka täitsa äge, nii et kui keegi kohalik on ja tunneb, et Tapa linnas võiks arendada, siis võtke nagu ühendust. Ja me müüme ettevõtted seal tegelikult, kus on kinnisvara sees. Kas on sul mõni huviline ka olnud või? Üks telefoni huvi on nagu selle koha pealt olnud siin kuu jooksul, et küsitud on lihtsalt lisainformatsiooni. Okei, tundus optimistlik või? Oli nagu... Eksinud inimene pigem. Eksinud inimene. Kes siis, kus Tapa on? Ei, ta tundus nii odav see. Aga siis ta sai aru, et see on Tapal ja nagu ikka. Siis tegelikult on meil Althõlma mingisuguseid, mul on üks tuttava kaudu, tegelikult ei tuttava kaudu, üks kortermaja Põhja-Tallinnas täitsa müügipakkumises, aga mitte avalikult. Ma ei ametlikult seda aadressi teile ütle, aga kui kedagi Põhja-Tallinn Kalamaja, just Kalamaja piirkond huvitab, siis siukene puumaja, mis on väljast renoveeritud. Seal on täna, mitu korterit seal oli nüüd siis? 7 korterit ja piirkond on, ma ütleks Kalamaja, A+, selles mõttes, et paremat piirkond on raske tahta, ainult mere ääres on parem. Et selles mõttes see asukoht on väga-väga kallis ja kui keegi tahab sinna võib-olla arendada endale üürimaja, siis see on kindlasti väga-väga hea võimalus perspektiivi mõttes 10 aastat. Et seal tuleb kindlasti vaeva ka näha, kuna ta seest on ikkagi siuke originaalseisus. Et nii nagu uuendada, kunagi ammu ehitati ja tegemist on palkkorrusmajaga. 2 ametlikku korrust ja siis 3. korrus on võimalik ise välja arendada. Katus on juba tõstetud. Aga see selleks, see on siuke detailid just, et kes tahab, saab küsida ja ma võin ka siukse
esialgse hinna indikatiivi teile anda, et võtke muga ühendust. Ja kui kellegi küsimusi on, ütleme selle ka kohe ära, et siis please kirjutage kohe kommentaare, värke-särke, et ärge pärast helistage ja küsige, et kuule ma nägin, aga ma ei küsinud, et on viimasel ajal selliseid olukordi olnud. Et siis saavad kõik selle vastuse ja ma su nime ei ütle, me võime nii ka teha, aga kui see kommentaari paned, siis nad näevad nagu nii. Anonüümselt. No mul nagu arendus ei ole, aga mul on Loksa lähedal 6 korterit müüki tulemas, et seal on ikka väike koht nagu ühe investori poolt siis pakett või? Tal on ütleme pere peale on seal no see selleks, aga see on nagu kõik üle üüritud portfell nagu. Nad ei ole üürile antud, nad on kõik renoveeritud korterid, aga aga saaks teha sinna üüriportfelli või? Ma ei tea, kas seal üürnikke on nagu aga miks nad siis ostetud on? aga nagu seal naabritena elavadki vanemad inimesed ja osad naabrid on siis võtnud omale nagu sellise suvekorterina, et seal kõrval on kohe meri ja ilusad rannad ja loodus ja kui me eksi vist, kas oli Lahemaa rahvuspark on seal, et no igatahes seal on nagu niisugune ilus piirkond. Okay. Rannaküla, sõidad Loksalt läbi kõigepealt, siis on see, saad selle reaalsuse on ja siis sõidad läbi, siis saad veel mere äärde ja loodusesse ja kõik läheb nagu ilusamaks kohe. Et kui keegi tahab omale sellist linnalähedast, umbes tund aega sõita põhimõtteliselt. Kas sa seda tead? Korterit. Seda tead, et Ihasalu rannas tahetakse anda ehituslubasid, vald müüb mingid kinnistuid ja see on nagu teisel pool, vasakul pool nagu Ihasalu aga tahab teha seal siuke vähe suuremat luksuskinnistuid ja siis tahab võib-olla no seal on ka praegu üsna suured kinnistud, kus on ilusad majad peale ehitatud nagu see ranna, kui sa mõtled Ihasalu rand vasakul on ju, siis sealt natuke lähed edasi, siis seal ongi tegelikult suurte kinnistutega majad nagu no siis nad tahavad veel teha. Et siis ennem seda on ka üsna palju kinnistuid seal, et koht on ilus ju, pool tundi Tallinna kesklinnast ja no jah, sinnapoole on lihtsam minna kuidagi, seal ei ole väljasõidus nii palju ummikuid, kuna see Ülemiste ristmik jääb vahele. Aga mis ma veel tahtsin öelda, me lähme täna kindlasti, ma ei tea, äkki vist ei hakka seal laivi tegema, aga kindlasti teeme pilte ja videosid, me lähme vaatama Viiaja projekti, et Viiaja projekt on siis, kes ei tea, ta vist jääb Iru alla, Jõelähtme valla alla ikkagist, mitte ametlikult Maardu. Ma pean Lasnamäelt sõidad üle Iru silla sealt Maardu poole. Ei, ma mõtlen juriidiline aadress, kas ta on päriselt ongi Maardu vist on ikka. Vist oli Maardu või? Igatahes me täpsustame selle üle, ärge meid uskuge praegu. Aga meil on seal Hauselsi üks projekt, mis on kortermaja. All on siuksed äriväiksed pinnad ja on ka mingi ühine jõusaal ja siuke, tundub siuke äge ja lahe siuke kodu kellegile võib-olla. Uuem keskkond natukene teistsugune. See maja sai alles siin hiljaaegu tegelikult valmis siuke pool aasta tagasi võib-olla. Ja siis lähme vaatame ja teeme pilte ja videosid ja lihtsalt tunnetada turgu ja näha, mis siis sealpool tehakse. Et tegelikult Iru oma olemuselt või see kant on tegelikult siuke pooleldi avastamata inimeste jaoks selles mõttes, et paljude jaoks on mingi siuke tööstuspiirkond. Ta on palju jaoks nagu Maardu ja sellepärast inimesed võib-olla aga tegelikult seal nagu inimesed elavad ja see kasvab seal ehitati just suur Iru ärimaja, mis on täiesti ilusti toimima hakanud ja töötab ja seal on suur Rimi jalutuskäigu kaugusel tegelikult Viiaiast, nii et lähme neid ka vaatama ja saame ise ka tunnetuse kätte, et mis seal toimub ja mis seal ei toimu. Et me kunagi ise vaatasime sinna üürikorterit, et osta. Aga jätsime ostmata, kuna suur elektripost läks sealt mööda ja siis nüüd, kui see maja valmis on, siis tegelikult ei tundus üldse nii lähedal, et mõnikord ongi see naljakas lugu, et kui midagi ei ole ja siis sa nagu vaatad mingit teise vinkli alt nagu justkui liiga palju miinuseid ja siis tegelikult mind täna isiklikult ei segaks see post. Seks ma olen sellest majast korduvalt täna mööda sõitnud ja oleme sõitnud jah. Mind nagu ei häiri tegelikult, et sai võib-olla natuke liiga üle mõeldud. Meie mõttevaade oli ju teisele poole maja. Jah. Et aga sellega poolest kuidagi häiris see, et kas on vastu maja põhimõtteliselt, tegelikult ei ole üldse. Ta on isegi nihkega sisse poole, et täitsa siuke huvitav. Aga lähme siis teemade juurde. Alustame siis sellest, et sina, Martti, vist tahtsid mingisugused teemad üles võtta. Oma objektidest ja oma nagu väikseid tähelepanekuid, mis töökäigus tekkisid, et jagame teiega ka. Asjaolusid, mis on siin töökäigus tekkinud tõesti. Millele tuleks tähelepanu siis pöörata, kui olete juba müüma asunud ja võib-olla iga päev oma
mailbox'i vaata, aga kinnisvara räägi ise, võib-olla räägi ise oma story ära ja siis saad südamelt ära. ei, mul on jah lihtsalt üks kinnistu müügis, kus kõik detailplaneering on tehtud, saab põhimõtteliselt eramaja ehitada, kõik nagu on korrastatud, nüüd sai isegi transpordimaa antud vallale üle, et kõik see sai ka korda. Aga siis tuli sellise toreda üllatusena, et sinna on siis ütle mulle aadress, sorry. Ma ei ütle. Okay. Et tuli lihtsalt sellise üllatusena, et kinnistusraamatust ei ole nagu näha ja ei tulnud nagu selle peale, et kontrolli või küsida, uurida kuskilt ega mõnda lindu või taime pole sinna sattunud. Ja tuligi välja, et 25 aastal on tulnud selline Keskkonnaameti märge, et sinna on kakud oma pesa teinud naabrusesse. See on nagu Hispaanias vaata, et kui kinnisvara on sisse kolib mingi suvaline, siis... Ja nad on sisse kolinud. Kui sa nagu 2 nädalat tähele panen, siis sa oledki oma kinnisvarast ilma. Ja hakkasime siis nagu rohkem vaatama, uurima, jah, tõesti Maa-ameti kitsenduse kaardilt tuleb nagu, jah, tõesti nüüd nagu on näha, et seal on ära märgitud see ala, kuigi ma loen selle maha, see muidu läheb nagu valesti, et meil on siis 3. kategooria kaitsealune liik seal on siis üks lind oma, ma ei tea siis, kui suure perega ta on, aga igatahes pesakonna. Nad on hõivanud 6581 ruutmeetrit. Tegelikult see ala on suurem, lihtsalt sinu kinnistud on nii suured. Ala tegelikult kokku on meil 1,5 hektarit ja ongi nagu selline alati, kuskil on varem ka jutuks olnud, et piiranguvöönd määratlemata ulatus, et siis mõlemale kinnistule on täies ulatuses pandud nagu piiranguala peale tegelikult, kui vaadata nagu kitsenduste kaardilt. Et kuidas nüüd seda 6581 ruutmeetrit nüüd siis tegelikult nagu hiljem arvutatakse, on nagu üsna nagu keeruline, et seda vist ei võeta nagu päris nii, et oleks lihtsalt ümber selle pesa. Et see võib olla ka see, kus lind lendab ja kus ta nagu toitub ja kus ta viibib nagu. Ja praegu on küll sellest piirangus on nagu välja toodud, et ei tohi nagu teda häirida, ei tohi seal mingil ajal metsatöid teha ja langetust ja kõike muud puude langetust. Räägi mulle, miks see nagu oluline on, mis see nüüd siis tähendab sinu kui müümise jaoks? Probleem on selles, et võib juhtuda isegi nii, et see lind on seal veel aktiivsem ja pannakse detailplaneeringust, on küll detailplaneering, kinnitatud. Aga nüüd kui ehitusluba minna küsima, siis võib-olla on see olukord, kus öeldakse, et seal on selline piirang ja ma ei tea, oht selle liigi vastu või puides ja on hoopis ehituskeeld nagu. Mis on nagu totter, et tagant järgi suhka asi tuleb ja see tuli lihtsalt, ma saan aru, omanikule lihtsalt meili peale tuli teavitus, et selline piirang tekkis. Detail oli ammu juba kehtestatud. Ma saan aru, aga lihtsalt see tuligi suvalisel hetkel, et seda ei konsulteerita omanikuga läbi kuidagi või ei anta teada, vaid lihtsalt kuskil võeti otsus ja geoportaalis Maa-ameti kaart, kes teab. Lihtsalt pandi siis märge peale kitsendust alt, saab seda näha. Jah, no oligi lihtsalt see, et põhimõtteliselt on linde ja loomi teade viisid käinud koha peal ja tutvunud selle kohaga ja noh, selline üsna suur üllatus, et ei teagi, mis täpselt see lõpptulemus on. Aga täna otseselt, ma saan aru, vallaga oled suhelnud või selle? Vallaga oleme suhelnud, aga küsimuses... Aga kui te ise küsisite täna ehitusluba, mis nad siis selle peale ütlevad? Tuleb lähtuda detailplaneeringust, see on üks asi ja lind, selle kitsendusega seoses ei ole täna nagu keeldu nagu selle ehitada. Okay. Et seal on ainult see, et tuleb seda, mis on see metsarahu või linnurahu nagu jälgida, mis on mingi juuni lõpuni. Et lihtsalt selliseid üllatusi tuleb ja ma mäletan, kuskil oli mingi vallas kunagi ka mingi rohealade ülevaatamise mingi selline koosolek ja seal ka nagu
siis küsiti elanikelt, et kus on need rohealad, kus ei peaks nagu ehitama ja siis oli mingeid detailplaneeringuid nagu muudetud või noh, nii-öelda oli igatahes keelatud ehitamine, mis siis, et detail oli olemas. Jah, et ühesõnaga neid nüansse võib tulla tühjad seisvad kinnistud võivad tuua selliseid ootamatuid ebameeldivaid üllatusi. Eriti kuna ta on kuskilt Tallinnast väljas selles mõttes looduslikus kohas, mis ei ole nagu eriti asustatud, ütleme siis nii. Kus loodus möllab rohkem kui elu ise tsivilisatsioon. Kusjuures mul tuli sellega üks hea asi meelde. Mul oli ema külas üks päev siin ja siis nemad omal kinnistul, neil on hästi palju vanu, me räägime siis Kuusalu vallast praegu ja Jumindast ja Leesist. Et neil on seal ka mereäärne kinnistu ja siis seal on vanad kalapaadi kuurid ja mis iganes kõik need nimetused on nendele hoonetele, mis neil seal kinnistul on. Ja need on nagu 100+ aastat vanad palkhooned. Ja need ei tohi lammutada, kuna nad on kõik muinsuskaitse all. Ja siis, aga mingitele kinnistud või mingitele hoonetele on said mingi eelmine või üle-eelmine aasta juba loa, et võis ära lammutada. Aga iga, kes teab, siis tegelikult, ma ei tea, kes seda ülelendu teeb, aga terve Eestimaad pildistatakse iga teatud aja tagant. Kõiki kinnistuid ka ja siis tehakse Maa-ameti uusi pilte, te saate seda fotolaost vaadata. See tähendab põhimõtteliselt seda, et teie kinnistul olev informatsioon kogu aeg uueneb kuskil registrites ja seda saavad kõik avalikult vaadata ja siis tegelikult seda vaatavad ka ametnikud, kes jälgivad näiteks seda, et kas sa lammutasid õige hoone maha ja siis ühesõnaga jutt see, et neile tuli üks päev kiri, et olete lammutanud ka ühe hoone, millele ei antud lammutusluba. Ja siis oli tükk tegemist, et nad pidid tegema uued pildid, tõestama seda, et nad ei ole, seks neil tahti trahvi teha kohe. 3000 € või mingi suur summa. Ja siis muidugi saatsid uued pildid ja siis kõik lahenes, aga jällegi siuke ebameeldiv asi, millega pidi tegelema, et just kui keegi tegi mingit pilte, ja järsku väitis, et see vale hoone on ära lammutatud, mida ei oleks tohtinud lammutada, ja see on tõeline kuur, kuur kuuriks, et ja uskumatu lihtsalt ja siis selliseid asju nagu hoitakse kinni ja tegelikult kui see sama Kalamajast rääkida, vanad need miljööväärtuslikud alad, et mõni maja on täiesti tegelikult sellises seisus, et see sama, millest ma just alguses rääkisin siin Kalamajas, kortermaja, et tegelikult seal on selline seis, et see kinnistu ise on nagu rohkem väärt ilma majata. Aga kuna seda maja lammutada ei tohi, kuna tegemist on miljööväärtusliku alaga ja see maja on elamiskõlblik siiski, ta ei ole kuidagi kasutuskõlbmatu, siis seda ei tohi ka lammutada ja selle rekkimine on nagu kallim kui uue ehitamine. Ja selliseid asju on nagu hästi-hästi palju igal pool ja sellega tuleks arvestada. Siin oli see probleem nende parkimistega, mis väga palju nagu paljude majade renoveerimist on täna nagu pidurdanud. See on ka üks asi jah, et see ei täna enam paljud, kes kunagi mõtlesid, et hakkavad oma maju renoveerima, täna enam ei jaksa lihtsalt renoveerida, kuna maja ehitus on läinud nii palju kallimaks nagu. Ja nüüd küll tehti need muudatused parkimiskorras, aga see on veits nagu hiljaks jäänud nagu, et ma ei tea, mis saab. Mul ühes kohas oli mere ääres oli selline vana nagu laut, mingisugune 20-30 ruutu ja vald ei lubanud nagu selle sama koha peale asemele ehitada, aga ütles, et merest tuleb ehitada nagu. Kaugemale. Selle maja kõrvale uus ja siis võite vana ära lammutada nagu, mis tundus ka nagu jabur nagu, aga nii ta on. Aga ütleme siis võib-olla kolmandate isikute või asjaolude asjus, näiteks mul Kehras on üks korter, ilus renoveeritud korter, hind on, ma arvan, enam-vähem õiglane. Ja nüüd klient käis üks päev niisama Kehras, tutvus selle kohaga ja paljud ikkagi endiselt ei tea, et Kehras on üks tehas. Tselluloosivabrik. On üks tehas ja vahepeal tuuled puhuvad ebasoodsalt nagu. Kogu aeg minu arust. Ma ei ole nii... Mul ei ole kordagi olnud, kui ma sealt mööda sõidan, et ei haiseks. Iga kord, kui mina olen käinud, ma olen puhta õhuga pääsenud, aga lihtsalt omanik ütles küll, et tõesti temal on nagu maja nii-öelda taga korter ja ta on seal võib-olla 2-3 korda märganud selle mõne aasta jooksul oma nagu toas nagu seda. Teeb gaasimaskiga? Ei, et ta on nagu märganud seda halba haisu, aga ülejäänud ajal ei ole. Aga klient käis õigel ajal. Sai kohe laksu kätte. Et see murekoht näiteks tuli ka nagu selle tehasega seoses ja klient ei hakanud üldse tulemagi kohale rohkem. Kõige loogilisem on, et kui sa Kehras mingi korterit müüd, siis ei tohiks olla
mingit võimalust ka, et isegi kui klient on teadlik haisus, siis see tuleb notarilepingus ka alati kirjeldada. Et minu soovitus, et kui ostja ütleb, et jaa, ma olen sellest teadlik, aga kui ta seda kirja ei pane, siis ta võib pärast väita kõike muud. Selline asjaolu tuleb kindlasti et tuleks alati kirja panna, et võib haiseda. See ei peagi tehas olema, kas või mingisugune laut või mingi muu mingi asi. Me ju käisime kunagi Jõelähtme vallas vaatamas kinnistuid, mis olid hästi soodsad, vaata 5000 ruutmeetrised seal Jõelähtme jõe ääres ilusti. Jõe ääres, hästi kihvtid kinnistud, hästi odavad, maksid vist 30-25 000 euri või? 50 ringis. Võib-olla mäletan valesti, siis igatahes nad olid arvestades muud piirkonda seal nagu suht soodsad. Ja siis tegelikult suurim agakoht oli, et alla kilomeetri linnulennult on Tallinna Prügimägi. Ja see paistis täitsa nagu selge ilmaga tipp paistis. Ja siis oli ka see küsimus, et kas hais on tunda ja siis keegi ei tea tegelikult. Keegi nagu ei tea, lõpuks 1 kilomeeter Tallinna Prügila. Ma ei oska öelda, et kui tuul ikka puhub täpselt sinu kinnistu peale, et kas sa tunned seda prügihaisu või tunne, et see ei ole kõige meeldivam. Kumb on hullem, kas prügihais või kehra tselluloosi vabrikuhais? Ma arvan kusjuures, et prügihais on parem. See tõmbab hinge kinni nagu. Ta tõmbab nagu teistmoodi hinge kinni ja prügihaisuga võib-olla ta harjunud lihtsalt. See küll on kõik tuulest sõltu, aga ikkagi ta on ebameeldiv mõlemad pidi nagu. Kuule, aga siis oli meil üks teema veel, mida me tahtsime arutada, oli millal mul tuli see idee seda teemat arutada kinnisvara kuskilt siit Facebooki avarustest nägin kinnisvara kuskilt kogukonnast. Et keegi küsis, et ma olen endale 9 kuud palka maksnud, olen väike ettevõtja ja kas ma võiksin minna panka, et kodulaenu taotleda, et räägiks korra selle mõtte ka nagu läbi, et esiteks, mis ma selle teema peale üleüldiselt tahan kohe nagu kommenteerida, on see, et täna on Eesti enamuspangad ikkagist läinud väga-väga paindlikuks sellega ja nagu tulevad rohkem vastu ja vaatavad asja sisse sellega, et väga palju maailmas ja üldse Eestis ka muutunud see selline osaühistu omamine ja endale palga maksmine selliseks tavapäraseks asjaks nagu, et see ei ole panga jaoks selline ettevõtjad on nagu tavaliselt panga kliendid ikkagi nagu. Jah, panga kliendid ja nad saavad väga edukalt kodulaenu tegelikult täpselt samadel tingimustel, et ei ole mingeid erisusi, lihtsalt kui te kodulaenu taotlete, siis seal on nagu see, et te peate natuke rohkem liigutama ennast, te peate ka oma kasumi ja bilansi aruande pangale esitama oma ettevõtte oma, kuna te ise endale palka maksate ja siis sellest tulenevalt ongi väiksed nüansi erinevused, et te saate seda oma sissetulekut nagu ise mõjutada. Ja siis teiseks seal oli siis küsimus see mure, et inimene on 9 kuud endale juba palka maksnud, et kas ma võiks juba minna taotlema. Et reaalsuses on tegelikult see, et kui sa oled väike ettevõtja, ma ei tea, üksik tegija tegelikult, pakud lihtsalt mingit teenust või toodet, siis enamus pangad tahavad ikkagi seda 2 aastat saada, et ettevõte peab olema 2 aastat toimetanud, et nad hakkaksid sellele ettevõttele laenu andma, aga kui te tegelikult eraisikuna taotlete, siis ma arvan, et see 2 aastat on niisugune, nad vaatavad nagu case by case. Et see ei ole nagu kivisse raiutud. Palgalaekumises nad soovivad 6 kuu tegelikult. Ja kui me võtame klassikalise, siis mõni pank on mulle öelnud ka, et tegelikult 2 kuust juba piisab. Tehakse erandeid. Et kui te olete ikkagist juba mitu kuud, nagu ma ei tea, pool aastat juba, siis võib juba vabalt tegelikult panka taotlema minna oma kodulaenu. Et vahet pole, kas te saate siis seda kuskilt teisest firmast. Lihtsalt ma lugesin neid kommentaare ja seal oli nagu hästi palju misinformation'it selles osas, et mõni seal pani, et pangad on üldse jobud, et need ei anna üldse kunagi laenu. Võta minult laenu 12,9%-ga Tallinna lennujaamas oli täna laen.ee tegi ja reklaamis, et ja ilma igasuguse viivitusteta saad, et 13% aastas nagu laenu, nüüd on panga poolt ikkagi siin on ju nõuanded olnud ju, et kui soovid laenu taotleda, siis taotle ära ja siis saad selgust, mis asju sa pead veel nagu muutma või täpsustama või täiendama. Ja mitme pangaga võiks seda teha, sest igal pangal natuke oma nüansid. Mitme pangaga ja kui ongi näiteks siis oled, ma ei tea, 3 kuud või 7 kuud või mingi perioodi nagu omal palka maksnud,
siis nad võib-olla ütlevadki, et vaata üle, et võib-olla on teie puhul vaja 2 kuud veel maksta või ma ei tea midagi sellist. Et sa saad need vastused päriselt nagu pangad, kellel sa laenu tahad, et mitte netikommentaariumist. See ei ole see on case by case. See on nagu tasuline nõustamine ja kui on vaja, siis jõuab asju muuta ja ma ei tea, paari kuu pärast uuesti taotlust teha nagu. Ja absoluutselt, mis siis on lihtsam juba, siis on märk maas. Mis neile ei meeldi, et tehakse mingid selliseid ulmelisi palkasid laenuperioodi, laenu saamiseks. Ja seda nad pangad on täna rääkinud ka tegelikult, et selle nad hammustavad läbi, et kui sa oled mingi, ma ei tea, 1 kuu oled nüüd, enne oli, ma ei tea, 1000 eurot ja nüüd on järsku 4000 eurot palk, et siis ilmselgelt nad ütlevad, et tee 5 kuud veel võib-olla ja siis me nagu saame seda aktsepteerida, on ju. Aga et kui sa 1 kuu tõstad ja siis teine kuu lased jälle alla, siis see ei toimi niimoodi. Nad vaatavad ettevõtte tegelikult käivet, kasumit ja kas sa suudad seda nagu ka järjepidevalt tasuda endale, seda 4000 näiteks või 5000 või ma ei tea, 10 000. Nad vaatavadki kohustusi ja kõike muud ka nagu eraisikuna ka. Nad vaatavad case by case, et tegelikult see ei ole täna enam nii striktina kirjas, et kui sa oled väike ettevõtja, siis sa pead 2 aastat ettevõtet omama ja siis sa pead alles palka saanud maksma ja siis see ei ole päris nii. Ja mis võivad erineda on lihtsalt ka laenupakkumise suurus, lihtsalt laenu summa suurus nagu võib erineda. Ja põhjusest ka. Ja protsendid ka nagu. Et tegelikult täna saab täpselt samadel tingimustel, kui sa oled normaalne tegutseja, aga tegutsed oma osaühistu alt, maksad ise palka endale. Täpselt samadel tingimustel, nagu saab tavaline palgatööline kuskil suurfirmas. Infoks võib olla, et paljud nagu teavad, et neil on olnud siin intressid 1,7-8, täna on nagu keskmine selline 1,5 panga intress ja nüüd just tegelikult SEB saatis ka, et 1,35% pluss Euribor, seal oli küll vist see A ja B energiaklassile nagu. See energiatõus. Tegelikult nagu miinimum on tõenäoliselt on kuulda olnud ka, et saadaks 1,3-ga, et selline 1,35 on väga hästi ja 1,5 on keskmine võib-olla niisugune märksõna nagu. Mina lugesin Äripäevast, et Liven plaanib tõsiselt minna börsile. See on minust neil ammune plaan. Ammune plaan, aga nüüd nad ikkagist oli artikkel, aga lihtsalt mis ma jälle nagu tahtsin öelda on sellega, et Eestis on nagu see selliseks popiks tegevuseks saanud, et nagu põnev, et kõik kaasavad raha ja mõned juba ühes aastas mitu korda enne eelmine aasta. Et kindlasti siis vaadake, kus te raha topite. Kui vaba raha on, siis jah, tegelikult ei ole ju võib-olla allvariant, aga tuleb sisu ka uurida nagu. Ja siis ühe teise blokina, mis ma tahtsin täna teemaks võtta, oli see, et mina vaatasin huvi pärast Viimsis 4-toaliste korterite hindasid. Täiesti niisama vahepeal vaatan, kuidas seda nimetatakse Windows shoppinguks, aga tegelikult maaklerina on nagu kutsehaigus veits, et tahad nagu piirkonna hindadega avalike hindadega nagu kursis olla. Ma vaatan küll, et esimene pakkumine on Hispaanias nagu. See ongi keegi, siis ma tahtsin seda kommenteerida just, et see ongi Viimsi all tegelikult, et ja siis 1,7 miljonit on üks Hispaania katuse korter müügis, mis on minu arust täiega kole, aga maitsele ei vaielda, vaid kakeldakse. Hinnaks 1,7 miljonit ja 412 ruutu ja see maja, et kes tahab otsida seda, siis minge vaadake Viimsi korterid 4-toalised ja siis te näete seda, et see on 6-toaline 412 ruutu, aga see maja on selline, et mul on selline tunne, et nagu kukub kohe ümber. Ja ma ei saa aru, mis värk Hispaanias nende akendega on, et seal on nii koledad aknad kõigil, välisaknad. On alati mingi alumiiniumraamid, on ju, Eestis on vaata vähemalt ilus puidu, Väga vaata mullivann ikkagi. Mullivann on merevaatega, on ju, ja siin, ja siis on mingi alumine aken, ühesõnaga ükskõik kui palju, kui ma olen Hispaania kinnisvarades erinevates kohtades käinud, siis välisaknad on igal pool koledad, ma ei saa aru. Äge maja, aga natuke eledat värvi natuke. Minu arust see maja tundub mulle suke sketši. See korter on siis siin üleval. Selle nagu oled suur ufolaev. Ma vaatasin just siin. Aga ma tahtsin hindasid veidike kommenteerida päriselt nagu tuleme eestimaiseks tagasi. Aga Eestis on siis kallimad hinnad enam-vähem. Ma vaatasin Seebi majas oli 300 ruutu, minust see kõige ülemine korrus oli 2,4 miljonit. Mis majas? Seebi üks. SEB majas? Ei, Seebi
Seebi. see on see Seebi 1. Endoveri torn. See must torn, Endoveri torn. jah, et see oli päris äge korter, oli 2,4 miljonit. Okei. No, miks mitte. Ega penthouse'id maksavadki, see ei ole ainult see ruutmeetri hind, seal on nagu muud hüved ja kõik muud asjad, aga praegu ei mäleta palju see ruutmeetri. aga tuleme nüüd eestimaiseks, siis Viimsi kõige kallim 4-toaline on 1,1 miljonit põhimõtteliselt, 100 eurot vähem. Ja see on seal rannas. Ma tean seda piirkonda jah, ma olen seal käinud ja sõitnud. Lihtsalt mõtlesin, et kommenteerid veits neid hindasid, et no see ei ole loogiline hind. Ei no 121 ruuduga saad osta korteri 1 000 000 euroga või siis sealt kõrvalt saad põhimõtteliselt ägeda maja, ma ei tea, 800 000-ga. Jaa, ma tahtsingi sinna jõuda, et võrrelda lihtsalt natukene, et kes ostab sellist korterit, seal ei ole nagu loogikaga mitte midagi pistmist tegelikult, et sellist korterit ostataksegi puhtalt nagu emotsiooni pealt ja tegelikult sellega ei tohiks arvestada nagu kuidas öelda, ruutmeetri hinnas mina nagu seda arvesse ei võtaks, et ma nagu lihtsalt ei arvesta seda, et see on puhtalt emotsiooni ost, tegelikult see korter on hästi lihtne, on mingi sisustus üle jälle ei vaielda, aga see selleks ja siis selles samas piirkonnas, samad majad, lihtsalt mitte katuse korter, vaata, on korterid 649 000. See sama piirkond, Kaluri tee. Ta on väiksem ka ikka. No ta võib väiksem olla, aga lõppkokkuvõttes ruutmeetri hind kukub justkui ühe korruse võrra, 1200 € ruudult kukub, mis ei ole loogiline. Et, see on 83 ruutu, 121 on koos terrassiga. Siin ma ei lugenud seda lahti. Et kohe võime vaadata, Penthouse 15. Ega seal väga nagu ei ole korterid, kes lihtsalt tahab endale korterid. Näe, suur terrass on 64 ruutu, eraldi kõik. Lisaks, jah. Ja see on lisaks. Et see on äge küll, aga ma tahangi lihtsalt öelda, et need ei ole loogikaga, et selliseid asju hinnastata ainult ruutmeetri põhiselt. Et seda asja hinnastatakse emotsiooni pealt, seda asja hinnastatakse ainulaatsuse pealt, seda asja hinnataksegi seda, et see on kordumatu ja need hinnad kujunevad hoopis nagu teiste väärtuste alusel kui see, kui klassikaline 4-toaline näiteks, mis on lihtsalt nagu ühe flati peal, korruse peal ja on 83 ruutu näiteks. Et seal on nagu puhtalt see, et on korteri ruutmeetri hind. Aga kui me nüüd nendest hindadest räägime, siis Viimsis tehakse ka väga palju ägedaid ridakaid täna, mis on ka siuke 120 ruutu. Ja nende hinnad algavad 400 000 ja 390 000. Isegi neid ühekordseid 100-120 ruutu on 450 000 nagu. Ja majad hinnad, väga head hinnad hakkavad ka tegelikult täna Viimsis juba 450 kuni 600 niisuke, kui me räägime siuke kõrgem keskklass, siis sissetuleku poole pealt. Siis see hinnatase on lihtsalt nagu hästi ebaloogiline minu jaoks. Ja turul mina vähemalt maaklerina alati tunnetan seda, ja miks ma 4-toalise alati võrdlusena vaatan, on see, et see näitab hästi ära, kus on turg täna nagu, kus on majaturg ja kus on nagu suurte korterite turuhind ja kui see läheb nagu nihkesse selles osas, et täna ma ütlen seda, et see on nagu paigast ära, et need 4-toalised korterid ei saa sama palju maksta, kui maksavad majad. Seks, et majad, tegelikult uued majad peaksid olema natuke ikkagi alati kallimad. Rand ja originaalsus ja uudsus, see kõik maksabki nagu, aga lihtsalt 20% vaata siin sama maja, erinev korrus, 3. ja esimene. Ja esimene, ainult sellepärast, et sul on väike terrass, on hinnavahe 100 000, 578 ja 489. Sama maja, ainult korrus erinevus, samad ruutmeetrid ka, siin on terrass juurde pandud. Vaata palju maju müügis on Viimsis praegu vaadanud. Ja Viimsis on nagu uute korterite puhul ka nagu päris suur üleküllus, need on ruut, millest ma rääkisin sulle, need on ridakad. 399 ja saad ruutmeetreid rohkem ja need on päriselt eluhinnad. No need ei ole mere ääres. Ja kvaliteetne köök hinnas, et nad võivad kaugemal olla, aga ja seal ongi teised asjaolud, mererand, kõik need maksavad. Et lõpuks, mida ma sellega öelda tahan, on see, et tegelikult kui sa ostad emotsiooni, sa pead arvestama sellega, et kui turg kukub, siis sa maksad täna üle juba ja kui turg kukub, siis sa võib-olla ootad järgmised 7 aastat, et sa jõuaks reaalselt selle hinnani tagasi. Et kui sa ostad nagu siukest ratsionaalset asja tegelikult, siis sul on suurem tõenäosus näiteks 5-7 aasta jooksul ikkagist oma kodumüügist kinnisvaras teenida päriselt raha, kui see peaks ka nagu oluline faktor olema, et et sa jääks, ma ei tea, 50 000 miinusesse, kui sul on vaja kiiresti müüa. No miljoni puhul ja see 500 000. Miljonist ma ei räägi, ma räägin sellest klassikalistest 400-500 000. Räägi protsentidest siis nagu. Okei, protsentidest. See jääks 10-20% kahjumisse. Aga nagu siin on jutuks olnud ka ju turul, et ega
ostab inimene, kes tahab lihtsalt seda korterit omada ja ta tahab seal elada ja talle meeldib see ja see hind ei olegi oluline nagu. Jah, aga ikkagist ma tahtsin öelda, et Viimsis on suurte korterite ja majade puhul turg sassis praegu, ehk siis see tasakaalustamine ja see vahepunkt on ära kadunud, ehk siis täna maksavad 4-toalised korterid sama palju kui majad ja see ei ole loogiline tegelikult, et enamasti ikkagist peab olema see, et suht võrdväärne maja peaks olema nagu ma ei tea, 60, 70, 100 000, 150 000 kallim. Et nii on lihtsalt. Hinnastamine ongi käest läinud nagu paljudes piirkondades. Jah, see on hea lause sellele, et tegelikult natuke on käest ära läinud. Aga tegelikult tulles hinnastamise juurde, siis hästi oluline on aru saada sellest, et tegelikult täna väga paljud korterid, mis on nagu 10-15 aastat vanad korterid, nende hinnatase tuleb hindamisaktide tellides suhteliselt kõrge täna, selleks, et järelturg tegelikult rokib. Ja kõige suurem mure on tegelikult, et need inimesed saavad vale signaali selle koha pealt, et akt tuleb üks, aga tegelikult on seest viimistlus on aegunud, vannituba on vana, mingi rõve roheline plaat on seal, mingi vana kahelkivi, siis on mingid koledad segistid, mingi täiega katelt täis, mustad, kõik on nagu määrdunud ja kulunud ja siis omanik ütleb, aga akt on ju, ma ei tea, 159 000, et kuidas me ei saa sellega maha müüa, siis reaalsus on see, et väga paljud suksed korterid tegelikult on turu peal, peab müüma ära 15-10 000 odavamalt. Selleks, et see ei konkureeri muidu, selleks, et uued maksavad sama palju. Ma arvan, et täna ei ole endiselt midagi muutunud, et kui siin räägid meietega, siis on ikka sama, et ma vaatasin ju portaalist, minu korter on kindlasti parem, mul on omad eelised, mul on, ma ei tea, mis asjad kõik tuua on ju. Ja ikkagi on see lähenemine, et võetakse liiga aluseks portaali pakkumised, mis on kõik on 10-20% nagu kuskil päris 20 ei tahaks öelda, aga 10 kindlasti on seda õhku sees päris paljudes kohtades. 24 vist oli, tegi mingi artikli, seal oli 16% justkui on selle müügi pakkumise ja lõpliku hinna vahe nagu, et kuni 16. Kui me laseks sealt hindades 10% nagu õhu välja, siis tõenäoliselt oleks ostuhuvilised palju agaramad ostma nagu. Et täna ikkagi kõik on kõik see ja isegi on see, et inimesed ei ole valmis nagu väga läbi rääkima teinekord need müüjad nagu kannatlikud ootavad ja siis on aeg hästi palju edasi liikunud ja mingid asjaolud on muutunud ja kes ootas nüüd kevadet, täna on nagu päike paistab ehk siis see kevad toetab nagu ostjaid, müüjad niikuinii ikkagi soovivad kõrgemat hinda, kui asi nagu teinekord väärt on nagu. Et jah, mis võib-olla kevadega seoses mina mõtlesin, et kes ikkagi täna nagu müüb ja plaanib müüma hakata, maja näiteks, et siis kevadkoristuse aeg on käes, kui sügisel koristus tegemata, et klientide jaoks see esmamulje on ikkagi väga oluline ja isegi kui mõni on öelnud, et mind ei huvita see, mis siin väljas on, et ma ise koristan teen. Teda ikkagist mõjutab see. Aga ikkagi sellise halva tunde jätab ikkagi, kui vaatad, et on mingi vanad või mingi prügi on maja ümber, et siin inimesed ladustavad oma maja ümber tihtipeale igasuguseid põnevaid asju. See ei ole ladustamine, see on peitmine maja. Ei, ongi ja siis lõpuks seda tränni koguneb ühte kohta hästi palju, vanad autorehvid, mida ei viitsita prügimäele viia näiteks. Mingi vana külmkapp, vana pesumasin, lõpuks ongi sul seal mingi elektroonika hunnik kuskil pooleldi muru sisse kasvanud juba. Lihtsalt sellist asja, see mõjutab tegelikult täiega. Kõik, mis on jäänud nagu tegemata, võtke ja hakake pihta ja saab tehtud ennem, kui on müük alanud. Sest et see müügi alustamisel võib järgmine päev tulla huviline ja siis on nagu hilja nagu seda muljet luua nagu. Ja palju parem on öelda kliendile, et ma just siin tegin puhtaks kõik, kui see, et ma teen puhtaks nagu. Jaa, seda ei ütlema, kui sa just tegid. Võid öelda. Ta näeb. Jah, ta näeb ja ütled, et ma korrastasin kõik ära, viisin juba vana kraami kõik ära ja et see on tegelikult inimeste jaoks oluline, samamoodi ka tegelikult korterites ja mujal nagu ja kas või tühja kinniste puhul, et kui sul on seal mingi vana võsa ja mets peal on ja siis puhasta, korrasta nagu, et keegi ei taha seda vana vaarika salusel nagu või ma ei tea, mingid muud asja. Tihti hakatakse tegema siis, kui nagu müüki alustad ja siis tulevad inimesed kohale ja siis hakatakse rääkima, et me teeme need kõik asjad ära nagu. Kusjuures üks hea soovitus sellega mul tuleb meelde, et ma olen päris palju selliseid mingi funkstiilis maju müünud, kus on need plekkääred vaata ja siis see fassaad läheb aastate jooksul
määrdub ära, siis täna hästi palju reklaamitakse seda, et kindlasti tasub selle peale, mina küll ühe soovituse annan sellele, kui sa hakkad eramaja sukest müüma, kus sul on fassaad hästi määrdunud, aga see on tegelikult pestav, sellepärast et see lihtsalt määrdunud, siis ma ei tea, küsige pakkumine või tellige endale ja tehke, laske oma maja fassaad ära pestavad, see tõstab kindlasti paar protsenti teie kinnisvara väärtust. No siis pestakse katus ka ära, aga seda sa klienti näe, on ju. Kui ta on funkstiilis lame katus, on ju. Aga tihti lihtsalt fungi puhul ma hästi tihti näen seda, et seal räästaid ei ole, siis on see rauast plekk, mis seal on lihtsalt kattena peale, siis see voolab ja siis aastate jooksul määrdub punaseks või pool kollakaks või ma ei tea, mis iganes pruuniks. Et see fassaadi pesu tasuks küll ette võtta, et see annab kindlasti hea efekti, endal tore, puhas korras, aga see jätab majast uue mulje värskama. Ja kui talvel on jäänud tegemata, siis... Ja see ei maksa kindlasti 1000 eurosid, ma olen jumal kindel, et see on võib-olla mõned sajad. Ma arvan, nii odav ei ole, aga ma ei oska ka nagu öelda hinda nagu. Ma tean, et seda pakkujaid on palju nagu tekkinud. Jah, et ma olen ka viimasel ajal lihtsalt näinud, et neid pakkujaid on hästi palju tekkinud. Kortermaja seinu pestakse. Jah, pestakse, jah. Lihtsalt krohvipesu nagu. Krohvipesu, jah. Ja tegelikult see korrastage, annab väga efektse võimekuse. Tehke oma kodud korda nüüd. Kevad on peal ja tasub pingutada. Lõpetamegi selle Marti tehke oma kodud korda lausega ja mina ütlen selle peale, et tehke tarku tehinguid ja näeme juba notaris. Jah, tehke head. Tšau.